Tere teile! Täna räägime sõltuvusest pereterapeudi pilgu läbi ja vaatame turvalist ja ebaturvalist kasvamist. Räägime haavatud perekonnast, mida see täpselt tähendab. Räägime kiindumussuhetest ja kiindumustraumast. Ja mõtleme selle peale, missugune on sõltuvuse dünaamika perekonnas. Mis sõltuvuse puhul aitab ja mis kindlasti ei aita. Vaatame ka uskumusi ja tundeid, mis sõltuvusega kaasas käivad. Räägime piiride seadmisest ja võib-olla natuke laiemalt ka tervenemise teekonnast. Aga me kõik ju kuulume mingisse perekonda. Ilma perekonnata me siin maailmas oma teekonda ei alusta. Ükskõik, kas tegemist on siis üksikvanemaga, kasuvanematega, kärgperega või vanavanematega, kes last kasvatab. Igal juhul kuhugi kellegi juurde me lapsena kuulume, sest päris üksi me hakkama ei saa. See, kuidas me kuulume, aga mõjutab väga palju seda, milline on meie suhe iseendaga ja milliseks kujuneb meie suhe teiste inimestega. Nüüd võib öelda, et kiindumussuhe, eks see esialgne emotsionaalne side väikese imiku ja tema vanema või vanemate vahel on ääretult oluline. Ehk siis sellest, kas see suhe on turvaline või ebaturvaline või vahel kord ühte, kord teist, ehk siis kaootiline, sellest sõltub väga palju. Ja olulist rolli mängib siin vanemate enda kiindumuskogemus, ehk siis see, mida nad on ise kaasa saanud, mis on olnud nende enda kasvamine, mida on põlvest põlve õpetatud ja edasi kantud. Küllap me oleme kõik nõus, et laps vajab turvalist peegeldust oma vanematelt. Olla nähtud, kuuldud, mõistetud ja hoitud. See on kindlasti vanemate oskus ja käitumismuster, mis kordub põlvest põlve, nii nagu kordub ka selle puudulikkus. Aga kui lapsel on õnn kasvada turvaliselt, siis kuidas see talle mõjub? See tähendab seda, et tal tekib hea kontakt iseendaga, oma tunnete, oma kehaga. Ta saab aru, et tunded on märguanne mingist vajadusest, et tunded tulevad ja lähevad ja need ei ole midagi niisugust, mille kätte peaks kuidagi vangi jääma. Turvalise kasvamise puhul õpib laps ennast hoidma, ennast väärtustama, ilma et ta peaks seda kuidagi ära teenima. Ja kui vaja, siis oskab ta ka ennast kehtestada hoolival moel ja enda eest seista. Turvaline kasvamine toob kindlasti kaasa ka sellise loomuliku ja vaba eneseväljenduse, loovuse, mängulisuse. Inimene tunneb ennast maailmas kodus. Ja sellises emotsionaalselt turvalises ja hästi toimivas perekonnas tekib nii lapsel kui seda väljendavad ka siis täiskasvanud selles perekonnas. Nende suhtumine teineteisesse on lugupidav ja paindlik. Pereliikmete vahel see suhtumine on heades, selgetes piirides, saadakse aru, mis on kellegi ülesanne, nii et lapsed saavad olla lapsed ja täiskasvanud on täiskasvanud ja lapsed ei kanna vanemate koormaid. Teineteist väärtustatakse ja tunnustatakse, veedetakse ühiselt aega ja lähedus on turvaline, nii emotsionaalselt kui füüsiliselt. On aga paraku palju selliseid perekondi, kus niisugust turvalist kasvamist ühel või teisel moel küllalt ei ole. Ja Ameerika psühholoog Kenneth Perlmutter, kelle raamatut Ebatervete perekonnamustrite murdmine soovitan lugeda, tema on nimetanud sellist perekonda haavatud perekonnaks. Ehk siis haavatud perekond on niisugune peresüsteem,
mis on kogenud traumat, millest pereliikmed ei ole suutnud toibuda. see on olnud kas mingi raske kaotus või lein või haigus ja millega ei ole toime tuldud ja mis seetõttu kandub edasi järgmistesse põlvedesse erinevate toimetulekumehhanismide kaudu. ja võib öelda, et selline perekond on traumeeritud perekond. nüüd Gabor Mate, kes on Kanada terapeut ja arst ja võib-olla üks kõige olulisemaid sõltuvuse mõtestajaid ja mõistjaid ja ka traumateadlikkuse propageerijaid, tema on traumat defineerinud nii, et trauma toimub inimese sees, selle tulemusena, mis temaga on juhtunud. ja kui inimene jääb traumaga üksi, ta ei saa seda jagada, ta ei saa kogeda toetust ja mõistmist ja hoidmist trauma järel, siis väga suure tõenäosusega toob see kaasa palju kurbi tagajärgi selle inimese jaoks. võib juhtuda, et ta kogeb ühenduse katkemist iseendaga, oma väärtuslikkusega, oma tunnetega, oma kehaga, teiste inimestega, maailmaga laiemalt. ja trauma kujundab sellist piiratud maailmanägemist. me oleme võib-olla kitsamad ja jäigemad, kui me oleksime ilma traumata. trauma katkestab ka ühenduse oma sisetundega. ei usalda ennast, nii nagu meil on raske usaldada teisi. trauma teeb raskeks olevikus elamise, et me kõigume mineviku valu ja tuleviku lootuse vahel. trauma paraku muudab ka meie närvisüsteemi palju hapramaks. meil on raske leida lõõgastust, olla rahunenud olekus, ennast reguleerida. ja kõige selle tõttu võib öelda, et trauma määrab meie suhete iseloomu. ja Gabor Mateelt pärineb ka mõte, et kui vanem on heas emotsionaalses tasakaalus, siis ta oskab oma last kuulata ja hoolivalt tema tunnetele reageerida, sest laps õpib ju vanema käitumise kaudu. aga kui vanem on ise pidevas stressis või depressioonis, siis see kandub pingena lapsele, sest laps ei oska ennast ise reguleerida ja pigem jääb see vanema pinge või stress või muud negatiivsed tunded kuidagi ka selle lapse sisse ühel või teisel moel. rääkides siis sellisest traumeeritud, haavatud perekonnast veel, et nende puhul on sageli tegemist ka sellise kordamissundusega, mis kestab põlvest põlve. ehk siis meil on alateadlikult sund hoida kinni ja korrata traumeerivaid käitumismustreid ja uskumusi enda kohta, maailma kohta, ka siis, kui me teame, et nad põhjustavad kannatusi, aga me ei saa kuidagi teisiti teha. ja on võimalik, et selline trauma taaskogemine omal kombel, omal äraspidisel kombel rahustab meid või see nende tuttavlikkus rahustab meid. ja et ka sõltuvuskäitumine, millest täna rohkem räägime, võib aidata paradoksaalsel moel siis sellist pidevat ülierutust tasakaalustada. ja haavatud perekondadele on iseloomulik ka põlvkondadeülene trauma. ja seda on praegusel ajal aina enam uuritud ja võib öelda, et mida rohkem me mõistame seda, kuidas trauma kandub vanavanematelt vanematele ja vanematelt meile ja meilt meie lastele, seda rohkem tekib meil ka võimalust seda mõista ja seal teha muudatusi, sekkuda, õppida tegema paremaid valikuid. aga kuidas siis trauma üle kandub? selleks on erinevaid viise. ta võib kanduda emotsionaalselt, alateadlikult, mitteverbaalselt, siis käitumuslikult, nagu me juba enne mainisime, et selliste toimetuleku käitumiste või uskumuste kaudu, mis võib-olla omal ajal olid kohased, aga enam mitte. näiteks võib-olla me täna ei pea kartma kohver valmis
kuidagi seda, et me peame oma kodust lahkuma sellisel moel, nagu me pidime või pidid meie vanavanemad või vanemad seal kuskil Teise maailmasõja järel. On ka sotsiaalne ülekandumine ehk siis vanemliku hoole kvaliteet ei ole piisav tänu sellele, et vanem on ise väga tugevalt hädas siis sellise posttraumaatilise stressihäire tõttu. Ja aina enam räägitakse ka epigeneetilisest ülekandumisest ehk siis sellisest geneetilisest tundlikkusest või haavatavusest, et kui teatud keskkond kordub, siis selline stressikäitumine või mittetoimiv käitumine lülitub kergemini sisse, sealhulgas ka sõltuvus. Aga kuidas on siis olla laps sellises haavatud perekonnas? Paraku peab laps sellises perekonnas enamasti vanemate kas siis intensiivsete või puudulike või puuduvate reaktsioonide tõttu kuidagimoodi toime tulema ja sageli võtab ta siis kas pere ja vanemate toetaja rolli või kogeb ta hülgamist sel moel, et hülgab iseenda ja vajub sügavasse depressiooni või dissotsiatiivsusesse. Ta võib võtta vahendaja ja tujutõstja rolli, selle, kes püüab vaadata, et kõikidel oleks hästi. Aga ta võib ka võtta sellise mässaja või patuoina rolli, kus ta pigem hakkab kordama neid varasemaid mittetoimivaid käitumisviise, sealhulgas ka sõltuvust. Sellisel lapsel paraku on üsna ebarealistlik enesetaju, kuna ta ei ole ju saanud sellist peegeldust, sellist emotsionaalset toetust, mõtestamist, selgitusi, mida ta oleks vajanud. Ja seetõttu võib ta kogeda tühjuse tunnet, usaldamatust. Ta võib tunda, et ma ei vajagi abi. Võib tunda, et mul on midagi viga, järelikult on minuga halvasti. Võib kogeda viha enda vastu või sellist valge varese või tulnuka tunnet. Ma ei kuulu. Üsna sageli selline laps suunab kriitika enese vastu. Või siis sisimas on teiste suhtes väga kriitiline ja ka enda suhtes. Sellises haavatud perekonnas kasvades on üldse raskusi oma tunnete tundmisega, võib-olla ainult selliste väga kaitses olevate tunnetega nagu viha ja ärritus on kergem kontakti saada. Ka sügavamad, haavatavamad tunded on väga kaugele ära pandud. Ja dissotsiatiivsus ehk siis kuidagi endast lahti ühendamine on kerge tekkima, sest et see ju omamoodi kaitseb mind. Või siis vastupidi, kujunen ma väga ülitundlikuks ja märkan ja jälgin hoolega seda, mis teistega toimub ja võtan teiste emotsioone üle. Ehk siis taustal on palju kroonilist ärevust ja pinget. Ja selline laps, siis haavatud perekonnas kasvanud laps, tema suhe maailmaga on samuti üsna keeruline. Ta kipub kas liiga palju vastutama või siis, kui seda kõike on tema jaoks liiga palju, siis võib tekkida temas väga suur vastutustundetus nii iseenda suhtes kui ka oma kohustuste suhtes, oma õppimise suhtes ja hiljem elus. Selline laps võib olla enda suhtes väga nõudlik kuni perfektsionismini välja. Ta võib endalt oodata väga palju, seetõttu ka saavutada palju, aga mille arvelt? Või siis, et ta ei saavuta suurt midagi, sest et ta tegeleb põhiliselt iseenda kuidagimoodi toimetulekuga. Haavatud perekonnas kasvanud lapsel on raskused ka elutervete piiridega, enda eest seismisega. Ta võib olla väga kontrolliv, kas siis enda või teiste suhtes või olukordade suhtes. Ja ta võib olla väga ebamõistlikult lojaalne kahjustavate inimeste ja olukordade suhtes. Ta ei lähe ära sealt, kus ta tegelikult võiks lahkuda. Ja ka hiljem siis
Täiskasvanuna on see tal samuti raske. Sellises haavatud perekonnas on lapsel ka väga palju suurem tõenäosus sattuda sõltuvushäire küüsi, kogeda erinevaid vaimse tervise muresid ja ka muid tervisemuresid, jätta kooli pooleli ja sattuda väärkohtlemise ohvriks. Eriti suur on see oht siis, kui tema vanemad on mingisuguse aine mõju all. Ja võib öelda, et laps on pidanud kuidagi alateadlikult valima, et kui ta ei ole saanud kogeda seda, et teda mõistetakse, toetatakse, tunnustatakse just sellise inimesena, nagu ta on. Ja just sellisena on ta väärtuslik. Siis ta pigem on pidanud valima ellujäämise nimel kohanemise, vanemate vajaduste, vanemate reaktsioonide järgi. See tähendab seda, et ta on ühel või teisel määral pidanud iseendast loobuma, oma tegelikust olemusest loobuma. Aga kuidas ja miks siis sõltuvuskäitumine perekonnas tekib? Vaatame veel kord lähemalt. Paraku sageli loovad perekonna just sarnase emotsionaalse haavatavusega ehk siis sellise traumeerituse taustaga inimesed, kes alateadlikult kordavad oma päritolupere toimetulekumustreid. See ei ole mitte tahtlik ega teadlik valik, vaid pigem kuidagi elu kipub meid viima kokku meile sarnasel moel haavatud inimestega. Ja taaskord viidates Gabor Mateele, ta on öelnud, et sõltuvus on selline psühhofüüsiline protsess, mis avaldub teatud käitumisena, kas siis ainega koos või ilma, mida inimene januneb, ta saab sealt ajutist leevendust või naudingut ja kuigi ta kogeb negatiivseid tagajärgi, ei suuda ta seda käitumist lõpetada. Ja John Bradshaw on nimetanud sõltuvust ka terve pere haiguseks, mida säilitatakse ja antakse edasi põlvest põlve sellise toksilise vanemluse kaudu. Et kuigi me ütlesime, et sõltuvus on pigem alati mingit laadi käitumine, siis laias laastus võib seda jagada kaheks, ehk siis sõltumiseks ainetest või sõltumiseks kuidagi sellisest sundkäitumisest. Olgu tegemist siis kas liigse töö tegemisega, pornosõltuvusega, oma toitumise äärmusliku kontrolliga või ka siis tänapäeval nutisõltuvuse ja sealhulgas ka siis suhte- ja kaassõltuvusega. Ja kuna kaassõltuvus mängib olulist rolli sellises sõltuvushäirega pere käitumises, siis püüdes seda kuidagi määratleda, võib öelda, et see on tugev emotsionaalne sõltumine teisest inimesest ja soov kontrollida, muuta tema käitumist ja võimetus tajuda nii enda kui ka teise piire. Ehk siis mina justkui tean paremini, mis mu kaaslasele, mis mu partnerile, mis mu pereliikmele hea on. Et sõltuvuse dünaamika perekonnas on paraku selline väga kaootiline ja pidevalt on vajadus kohaneda. Et plaanid muutuvad, sõltuvus dikteerib, vahetatakse elukohti, on majandusraskused või vastupidi sellise vahel väga funktsionaalselt toimiva sõltuvuse puhul on tegemist ebavõrdsusega paarisuhetes, on vähe ühistegevusi, peretraditsioone. Tegelikku olukorda sageli kas siis eitatakse või varjatakse, sest see tundub liiga õudne, et sellele kuidagi otsa vaadata. Tarvitamise tsüklid dikteerivad, kedagi eriti ei saa usaldada või siis vastupidi, usaldatakse lapsi liiga palju, neile mitte eakohaselt. On sageli tülitsemist, kroonilist valvelolekut, kontrolli. Ja tegelikke haavatavaid tundeid on üsna raske väljendada, et pigem on siis tegemist sellise vihase või ärritunud või süüdistava väljendusega.
ja raske on ka võtta puhkust, jääda paigale, püütakse kuidagi tegutsemise kaudu oma ärevust maandada. ja milline on siis selline sisekõne ja võib-olla uskumused ka iseenda kohta sellises just lähedase või lapse võtmes siinkohal. Et väga sageli usutakse, et ma pean ise hakkama saama ja ma ei tohi alla anda ja ma ei saa kedagi usaldada. Et minul saab olla hästi ainult siis, kui teistel on hästi. Et ma ei tohi eksida ja ma pean veel rohkem pingutama. Ehk siis kokkuvõttes jõuame me kuidagi sinna, et ma ei ole kunagi küllalt hea. Ma peaksin alati tegema rohkem või et minuga on midagi valesti. Ja lähedane, kes püüab kõigest jõust aidata. See lähedane võib siis olla nii partner, abikaasa kui ka laps, kas siis täiskasvanud laps või vanem oma täiskasvanud lapsele või ka mõni sõber või õde-vend. Sellised lähedased sageli tunnevad ennast väga süüdi, kui nad ei aita, et see on kohati selline sundus aidata igal juhul ja püüda lahendada teise eest tema sõltuvuskäitumist. Ja sellised aitajad on sageli kuidagi väga ennast valmis kõrvale panema, väga empaatilised ja saavad omamoodi sellise emotsionaalse rahulduse sellest aitamisest ja vajavad seda, et neid vaadatakse. Kuidas me siis sõltuvuse nõiaringist välja saame? Sõltuvushäirega inimese lähedane võiks küsida iseendalt, mida ma olen viimasel ajal kellegi teise muutmiseks teha püüdnud ja kuidas see mul on õnnestunud. Millised on need peamised emotsioonid, mida ma olen kogenud oma perekonnas ja milliseks ma muutun, kui asi on väga käest ära, väga halb. Ja siis võiks küsida endalt ka seda, et mida ma ise päriselt vajan enda ja oma heaolu jaoks, mis sõltub minust ja ei sõltu tingimata teisest. Siinkohal tulevad mängu sellised siduvad valed või uskumused, et hakatakse tundma, et mina hoian teda elus, siis oma sõltuvushäirega lähedast. Et kui mina ei tee seda või teist või kui ma vaid teeksin seda või teist või kui ma vaid leiaksin talle õige teraapia, õige abi, õige ravi, siis saaks kõik korda. Et mina võlgnen talle või et ma ei suuda tema valu taluda. Ja ta kukub tsüklisse siis, kui mina ei tee seda või teist. Aga siin on nii tähtis endalt küsida, et millised tõendid seda tegelikult kinnitavad ja mis olukorrad ja tunded sellise hoiaku aktiveerivad, mis mind tegutsema panevad, mis on selle eelised või miks ma seda teen. Ja siis tuleks endalt küsida, et mis on sellise tegutsemise hind mulle ja teistele ja mida mu kallis inimene selle kohta ütleks, kas ta usuks, et ma saan teda elus hoida. Ja mis tunne mul siis oleks, kui ma peaksin endale tunnistama, et äkki see hoiak ikkagi ei ole tõsi. Äkki see ei pea paika. Ehk siis teekond nõiaringist välja algab kindlasti peredünaamika uurimisest põlvkondade lõikes. Siis mis need toimetulekumehhanismid minu perekonnas on, ka minu partneri perekonnas? Kuidas minu või tema perekonnas on võetud vastu olulisi otsuseid? Kuidas ja kas on väljendatud tundeid? Milliseid tundeid? Kuidas väljendatakse kiindumust? Kuidas on varem tegeldud kriiside, raskete olukordadega, kuidas seda tehakse praegu? Mille eest väärtustatakse ja kiidetakse?
millist nägu näidatakse maailmale ja kuidas tullakse toime hingeliste raskustega, kuidas on nendega toime tuldud. Sest paraku on nii, et kui me keskendume ainult sõltuvusele kui pere põhiprobleemile, jäävad teised toimetulekuraskused ja emotsionaalne valu tähelepanuta ning sõltuvus ei saa laheneda. Mis aga kindlasti ei toimi, on sellised kinnistunud mustrid, kus me püüame parandada teda ehk siis oma sõltuvushäirega lähedast, püüdes teda karistada, süüdistada, kontrollida, võttes talt vastutust ära, sundides teda tegelema endaga, lahendusi leidma. Kindlasti ei toimi ka see, kui me pidevalt tema peale mõtleme ja arvame, et meie heaolu saab sõltuda ainult temast. Ei toimi ka sidemete läbilõikamine või kodust väljaviskamine näiteks. Aitab see, kui ma leian kontakti rohkem iseenda tunnetega ja olen teadlik oma päästikutest, toon tähelepanu iseendasse. Mis tegelikult toimub minus sellistel kriitilistel hetkedel ja mis toimub meie vahel? Ehk ma lähen siis sellisest nii-öelda sisu ja fakti jälgimisest rohkem sellise protsessi jälgimisse. Mis meie vahel, mis see dünaamika on? Kuidas me püüame toime tulla? Ja kuidas me mõtestame oma sisemisi protsesse, oma tundeid ja kuidas ma seda väljendan sellisel austaval ja hoolival moel? Mis on need hoiakud ja uskumused, mis minus aktiveeruvad ja kas ma tahan neid kuidagi muuta? Kuidas ma enda eest hoolt kannan? Kuidas ma teen oma otsused enda ja mitte tema vajaduste järgi? Ehk siis küsimus on selles, kuidas keskenduda omaenda elule ja saada oma jõud tagasi. Ehk siis mõeldes korraks selle kiindumussuhete valiku peale, et kus ma ei pea enam eelkõige jälgima teist oma turvalisuse tagamiseks, vaid võiksin elada rohkem iseendana, sellena, kellena ma täna tahan oma elu elada. Ja siis, milline on minu tugivõrgustik, kust ma abi ja toetust ise täna saan? Millise pereliikmega ma vajan suuremat distantsi või suuremat lähedust? Kuidas ma olen teadvel iseendast, oma kehast, oma tunnetest? Ja kas ma saan usaldada seda, et mu kallis inimene suudab oma elu ise korraldada ja vastutada? Ja kas ma saan lasta vabaks ka iseennast? Gabor Mate on öelnud, et selleks, et mõista sõltuvust, tuleb küsida, mis tunnet või leevendust sõltlane kogeb või loodab kogeda. Mis see on, mida ta tegelikult otsib? Mida sõltuvus teeb ja mis on selles õiget? Väga sageli võib sõltuvus anda kontrolli või võimekuse tunde, aidates endaga paremini kontakti saada, leevendada pinget, võimaldada valu eest põgeneda. Ehk ta on selline alateadlik katse ennast aidata. Sõltuvus aga vajab väga palju empaatiat, sest nagu me algul rääkisime, on tema juured väga sügaval mitte kuuldud, mitte nähtud, mitte toetatud olemises. Ja ainult siis, kui kaastunne kohal, lubavad inimesed endal tõde näha, nagu on öelnud Gabor Mate. Meie tervenemine tähendab seda, et me loome teistsuguse suhte iseendaga ja ka teistsugused suhted teiste inimestega. Kuna trauma tekib suhetes, siis traumat tervendavad samuti suhted. Aga tähtis on enda jaoks valida, millised need suhted on.
võta nüüd üks hetk ja mõtle korraks oma lapsepõlve peale. Vii tähelepanu oma kehasse. Märka seda, mis su kehas praegu toimub. Kas sa tunned kuskil pinget, valu, surinaid? Kuidas on olla su jalgades, kätes, seljas, peas, kõhus? Ole iseendaga üks hetk. Ja kui sa nüüd lubad endal mõelda korraks oma lapsepõlve peale, siis mis sulle kõigepealt meenub? Kuidas sa end tundsid enamasti, mõnikord? Kui sa said haiget või olid kurb, siis kelle poole sa pöördusid? Oli see keegi sinu jaoks olemas? Ja nüüd vaata, mida sa täna selle lapse vastu tunned. Kuidas sa teda näed? Ja võib-olla tahad sa seda kuidagi muuta. Igasugusest sõltuvuskäitumisest tervenemine eeldab seda, et inimene võtab aega endaga tegeleda, uurida, mõtestada, vaadelda. See ei tähenda seda, et ta oleks kuidagi läbi kukkunud, vaid see tähendab seda, et ta tõepoolest hakkab enda eest hoolt kandma. Ja kuna sõltuvuse juured on väga sügaval meie alateadvuses, meie kehas, siis on tähtis pöörduda ka kehapõhiste ja looteraapiate poole, nii nagu ka pere- või paariteraapia. Ja sõltuvushäire puhul ka kindlasti grupiteraapia poole, et inimene võiks tunda, et ta ei ole selle murega nii üksi, et on ka teisi. Ja sellel on väga tervendav jõud. Esialgsed eesmärgid teraapias on kindlasti tagada turvalisus ja vägivalla puudumine. Tuleb alustada sõltuvusravi. Ja sealt edasi hakata mõtestama siis suhtemustreid, reaktsioone, toimetulekuviise. Kuni meil tekivad uued oskused lahendada probleeme, ennast väljendada teistmoodi. Ja kui on tegemist paarisuhtega, kui on paarisuhe olemas, siis kindlasti võib kasu olla just sellest, et te olete selles koos. Koos saab terveneda. Pikema aja eesmärkide hulgas on kindlasti töö tunnetega, elutervemate pingemaandusviisidega, eneseregulatsiooni oskustega. Tuleb korrastada suhteid pereliikmetega, märgates iseenda ja oma kaaslase ja oma laste tegelikke vajadusi. Ja kindlasti teadlik tervendav paarisuhe on see, mis on oluline tugi tervenemise juures. Võib öelda, et sõltuvuse üks põhiraskusi või põhipöördepunkte ongi eluterved piirid. Ehk siis, kuidas ma tajun iseenda piire, mis mind aitab suhetes turvaliselt ja mugavalt tunda. Kas ma ise tajun enda piire, kas ma tajun teiste piire? Piirid annavad ju mulle teada seda, kui ma hakkan üle pingutama või et kuidas ma enda eest hoolitsen. Mida ma suhetes ootan, ehk siis piirid annavad võimaluse luua palju selgust ja ühtlasi õppida austama teise inimese valikuid. Teraapilise enese
tervenemise protsessi juures on väga oluline faas kindlasti töö tunnetega, sisemise lapsega. Just nende osadega, nende tunnetega, mis on sügavale ära pandud sageli, nagu häbi, üksindus, lootusetus, väärtusetus. Ja selle juures aitab kindlasti ausus enese vastu, ehk siis see märkamine, et mis on minu jaoks päriselt jaa ja mis on minu ei. Mida ma täna valin ja mida ma täna enam ei vali oma ellu. Kuidas ma end ise kohtlen ja mille eest ma päriselt vastutan. Ehk siis see, kas ma leian mõistmise ja kaastunde tervendava jõu iseenda vastu, alustades ikka iseendast. Ja teadmine sellest, et me peame märkama seda, mis meiega tegelikult toimub, mis meiega täna toimub, selles samas kehas. Et me mõistame seda, et kannatused paraku on elu osa, need kuuluvad inimkogemuse juurde. Ja et me vajame seda tunnistamist, et see on üks osa inimloomusest ja see ühtlasi ka liidab meid, me ei ole üksi. Ja enesesõbralikkus, ehk siis see, kuidas me iseennast kohtleme. Ja eriti, kuidas me kohtleme end siis, kui me oleme teinud mõne vea või kui meil on valus. Kuidas me siis endaga räägime. Ehk siis meie uskumuste süsteem. Ja kui enese kaastunne iseenda vastu kasvab, siis kasvab ta enamasti ka teiste vastu. Ehk siis me hakkame nägema oma vanemaid, vanavanemaid ja kaaslasi lihtsalt inimestena, kes on kogenud oma kasvamise raskusi, emotsionaalseid traumasid. Me saame aina rohkem maha panna süü ja süüdistuse ja avada oma südame empaatiaga nii enda kui teiste jaoks. Sest iga inimese sees on habras ja tundlik laps, ükskõik kui tugevad ja karmid on kaitsekihid tema ümber. Ja oluline on mingil hetkel teha ka leinatööd. Vaadata päriselt otsa, mis on see, millest mul puudu jäi, mis need kaotused olid. Hoida neid, olla nendega, lubada endal neid tunda. Võttes siis vastutuse oma elu eest täna ja tehes muudatusi enda järgi. Nüüd kokkuvõtvalt, traumast tervenemine tähendab seda, et me saame rohkem teadlikuks endast, oma toimimisest, õpime ennast teistmoodi väljendama, enda eest hoolt kandma, enda eest seisma. Meil on olemas teistsuguseid probleemi lahendusviise ja me oleme suutnud muuta ja tervendada oma suhteid. Ehk lõpetuseks mõte, et sõltuvust tervendab turvaline ja hooliv lähedus iseenda ja teise inimesega. Aitäh!